Veebruaris algas vaimse tervise vitamiini kuu ja sellega seoses oleme me täna Fotograafiskas, et rääkida teile mitmekesise toidu mõjust vaimsele tervisele ja kuidas seda ka lihtne valmistada on. Meiega on täna tippkokk Peeter Pihel ja peaasi.ee kliiniline psühholoog Anna Nõmmik. No meil on siin laual nüüd hästi palju erinevaid toiduaineid, mis siin kõik on ja mis sellest valmistada saab? Me teeme täna sellist 2 kiiret, võib-olla sellist peale kooli ampsu, mida enne trenni teha või kui on vaja uuesti õhtul veidikene õppida või midagi korrata, et see mõte oleks meil terav ja me oleks valmis selleks, siis me teemegi täna energiapalle, maapähklivõist, siin on veel kaerahelbeid, šokolaadisõber oled ilmselt. Olen väga suur sõber. Siis me paneme šokolaadi sinna sisse ja siis me teeme veel teiseks kiireks ampsuks teeme tortillat. Muidugi meil on hea stardikoht ka, nii et kõik asjad on meil valmis, kaalutud. Teeme energiapallid siis. Energiapallid, selge. Kaerahelbed, siis läheb siia mandlijahu, üks selline pool, mis on siis kruus või tass või see. Samamoodi on siin maapähklivõi, mis siis seob need pallid ühtlaseks. Ka umbes selline 2 supilusikatäit. Kõhnab hästi juba. Nii, ja et me veel seda massi saaks kokku siduda, on meil vaja siia head mett. Anna, miks ikkagi mitmekesine toidulaud on meie vaimsele tervisele vajalik? Sest me saame toidust nii palju olulist, mitte ainult energiat, seda ju saame ka, aga me saame sealt ka hästi palju olulisi aineid, mis üldse aitavad meie keha üles ehitada, aitavad meil terved püsida, aitavad meil areneda, rahulikumad püsida ja rõõmsamad, kõike muud sellist ka. Ja muidugi njämmat saame ka, et naudingut võiksime saada toidust ka. Aga kuidas nüüd see söömine meie energiataset mõjutab täpsemalt? Toidud sisaldavadki mingil viisil energiat ja selles osas on ka toidud erinevad, et osad toovad niimoodi ruttu, kiiret energiat ja järsku ja siis sellele me võime ka reageerida niimoodi, et näiteks ongi kõht on väga tühi. Võtan siis selle maiuse ette, ta annab mõnusalt kiiresti energiat, aga võin ka märgata seda, et ma hästi ruttu pärast seda väsin ära, et see mõjutab meie kehas sellist veresuhkru taset ja siis see mõjutab ka energiataset. Aga muidu üldse päeva lõikes, millal me sööme, kui palju korraga, kas endale vajalikke asju vajalikus koguses, see mõjutab seda energiataset palju. Nii, hakkab vist juba ühtlasemaks minema meil. Paneme šokolaadi siia ja tõesti see mass, tehke need pallid valmis, saate terve nädala maiustada, ei ole hullu. Ja siis ei ole miskit muud, kui võtate selline mõnusa suutäie. Nii, valmis? Aga jaa, 7 minutit läks. 7 minutit, mul on aeglaseks ainult. Ma tean, et hästi paljudel inimestel on väga suur ärevus seoses toiduga, et kuidas õigesti süüa või kuidas oleks piisavalt tervislik, eks ole, kõik, mis me endale teeme. Aga kuidas sellele teemale üldse läheneda? Ja seda infot on tohutu palju ja meediast tuleb ka hästi palju võib-olla ka sellist hirmutavat sõnumit, et peab seda sööma, seda ei tohi, see on ebatervislik ja see on tervislik. Ja tegelikult me oleme kõik väga erinevad ja meie vajadused on erinevad, meie harjumused on erinevad. See teeb seda teemat ka natuke keerulisemaks, ebamäärane ongi see, et milline see õige söömine on. Aga me võiksimegi lihtsalt märgata seda, kuidas me sööme, mida me sealt kätte saame, võib-olla pigem mõelda mitte selles suunas, mida ma tohin ja mida ei tohi süüa, vaid mida ma võiksin rohkem süüa, et ma saaks sealt rohkem kasulikku kätte, et ma natukene siis toetaks ennast selle kaudu. Ja ma arvan, et söömine ei pea olema selline, millele me peaks liiga palju mõtlema või kogu aeg sellega tegelema, et elus on hästi palju muud olulist ka. Nii, ja soolane toit tulevad meil siis tortillad, eks ole? Tortilla, jah. Need ma lasin pannilt üle. Tortillad on saanud oma värvi porgandist, aga nüüd meil läheb väga kähku, kuna meil on juba valmis saanud ka see avokaado. Ja kui avokaadot ei ole käepärast, võtke hummust, samamoodi väga hea taimne proteiin, valgud, kõik on olemas. Nii, lisame järgmise värvi siia, on siis panni peal röstitud maguskartul, kes on sellised vürtsikama toidu austajad, võib natukene chillit siia panna. Mina panin näpuotsaga vürtsköömne
maitsestasin ära. Nii, veidike tumedaid toone ka siia, mustad vaad. Jälle alternatiiviks on hea kas kikerherned näiteks panna, samamoodi, samaväärsed. Ja mis veel on mul siin natukene punaskapsast, aga ei pea olema kapsas, võib olla salat, kergelt hakid ära. Päevalille idud, kes on koriandrisõber, loomulikult Takole koriander, pum. Rohelise osas võib tõesti ka ju ükskõik mida praktiliselt sinna panna vahele, kas spinat näiteks või? Spinatilehed, põhimõte on see, mida rohkem rohelist vahele mahub, pange nii palju, kui mahub. Ja lõpuks ma panen siia veel natukene röstitud kõrvitsaseemneid. Nii, ja ma ütleks, et on meil selline kiire ja hea vahepala valmis. No kuidas tundub? No see näeb ikka väga hea välja, päriselt ka. Ma arvan ka, kui sa selle enne trenni ära sööd, siis tuleb üks väga hea ja energiline trenn, nii et jätku. Nagu näha, on võimalik teha väga tervislikku ja väga maitsvat toitu. Ja nagu öeldakse, siis terves kehas, terve vaim.